Kõneleme siis uus toit ja muutuv maastik põllumajandusliku Silicon Valley võimalikkusest ja palume lavale Kaja Piirfeldi, kes on aasta põllumees 2020, Jani Maenpääg, kes on analüütik LHV pangast, Argo Peepson, Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusnõunik ja Jaak Läänemets, põllumajandusettevõtja Avis Peamees OÜ Uue-Toa talu. Et sellised inimesed on meil siis nüüd siin teie ees, et järgmise umbes 20 minuti jooksul rääkida teemal põllumajanduspõline novaator. No nii, et ma ei tea, et võib-olla siis alustame, et siin on kaks otses mõttes põllumajandusega tegelevat inimest, et missugune oli siis teie viimane suur innovatsioon, mida uut te oma ettevõtetes või oma ärides tegite, mida te enne polnud teinud ja kuidas sellega läks, Kaja Piirfeld? No innovatsioon on võib-olla täna põllumajanduses mingis mõttes pigem selline juurte juurde tagasiminek, kui me vaatame tarbijate ootusi. Et võib-olla kõik need igasugused digilahendused ja väga peened arendused ja sõltuvus välismaailmast, et täna me oleme pigem seal tagasi, et kuidas teha väiksemalt, lihtsamalt, aga ise. Et see on minu jaoks täna see innovatsiooni koht. Nii, aga Jaak Läänemets, siin oli just küsimus, et mis on Ida-Virumaa spetsiifiline, et me Lääne-Virumaa spetsiifiline, et kas te tunnetate, kui teie oma ettevõtlus siin teete, oma põllumajandus siin peate, et kas Lääne-Virumaa on mingis osas teistmoodi kui mujal? No ikka on teistmoodi, et kas või meie nii-öelda mullastik ja kõik maast tulenev olukord on hoopis teine, kui kõik teavad, et Eestimaal on väga palju, suurusjärk umbes 500 000 ja rohkem hektareid kuivendatud maad, siis meie piirkond on selline, kus meil ei ole ühtegi toru maa sees ja ei ole ühtegi lahtist kraavi tee ja põldude ääres, konkreetselt minul. Ja see tagab selle olukorra, et me sõltume nagu sademetest ja niiskusest hästi palju, et liigvett meil ei ole, et pigem Eesti suuremad jõed algavad kõik meie piirkonnast. Ja selle tõttu on ka meie maastik või pinnas hästi tundlik. Me oleme nitraaditundlik ala ja Pandivere veekaitseala, et selles mõttes ka põllumehed peavad olema väga teadlikud, et kuidas oma asju toimetada ja et keskkonda võimalikult vähem saastada. No kas annab mõne eelise ka või sellel on ainult sellised piiravad mõjud? Ega siin suurt eelist ju ei ole, et ma arvan, et meie piirkonna põllumehed peavad olema väga, väga osavad ja targad kevadel toimetades just, et sa pead mullahaarimisvõtetega nii-öelda selle talve niiskuse maksimaalselt ikkagi säilitama, et sa ei laseks sellel nii-öelda taevasse aurata, sest juurde ei tule enne, kui võib-olla jaanipäeva vihmales turgutab natukene, et siin mõned viimased aastad on olnud suhteliselt põues. No nii, kuidas pank sellele kõigele siis vaatab, kas põllumajandusäri on ka innovaatiline, on see nagu moodne äri või on see nagu iga teine äri, et see küsimus ei olegi nagu selles mõttes nagu põhjendatud? Ma arvan, see on päris hea küsimus, aga siinkohal ma võib-olla oluline rõhutada, et esindan siis praegu LHV varahaldust ja pensionifonde ja kuna me investeerime ka Eestisse suures mahus, siis on nagu ka selles Lääne-Viru kontekstis oluline kohal olla ja seda põllumajandust hoopis nagu selle nurga alt vaadata. No ja mis puudutab nagu innovaatilisust, siis iga innovatsiooni jaoks on ka mõni hetke investeeringuid vaja ja siis ongi hea küsimus, et kuidas see innovatsiooni tegija või tootja ja kapital siis kokku saada. Kas põllumajandusest tasub investeerida? Kuidas see loogika ütleb? Kas see on suurema või väiksema riskiga koht või ka tavapärane? No kindlasti tsükliline, kui vaadata näiteks mis praegu toimub väetiste turul ja see on hea näide näiteks
finantsinvestorile on neid instrumente nagu avalikutel turgudel suht piiratud mahus olemas, et sellepärast piltlikult öeldes on võimalik investeerida väetistesse või John Deere masinatesse umbes. Et see valikuvõimalused on tegelikult osaliselt regulatsioonist tulenevalt ja osaliselt teistest aspektidest tulenevalt suht piiratud. No siin, kui me koroona ajast rääkisime, siis tõesti tekkis vahepeal poed, osteti tühjaks, küll WC paberist seda põllul ei kasvatada, aga tatart küll Eestis ju kasvatatakse. Et kuidas praegu põllumajandusministeerium seda vaatab, kas me Eestis põhimõtteliselt oma sellise toidukraami kasvatamisega saame ise hakkama, kas meil piisab seda ja saame seda ka teistele müüa? Ja, aitäh. Maaeluministeerium siiski. Vabandust, jah. Aga ütleme suures plaanis see on oluline teema mõistagi, eriti praegu. Kogu see toiduvarastuskindlus ja toidujulgeolek on ilmselgelt ka Maaeluministeeriumi üks kõige olulisemaid valdkondi olnud ja on praegugi. Aga mis puudutab näiteks teravilja või liha või piimatootmist, siis seda me tegelikult toodame kordades rohkem, kui me ise ära tarbime või ka näiteks kala võtame, siis me kala püüame umbes 500% sellest, mida me ise ära tarbime. Nii et mõnedes valdkondades me oleme väga head, suurema osa lihaga ka suudame ennast ise ära varustada, aga mõistagi neid valdkondi, kus me nii head ei ole, näiteks nagu köögivili ja paraku ei ole ka banaani kasvatamine veel seni väga hästi õnnestunud, aga loodame, et võib-olla siin sordiaretus ja kliimamuutused aitavad natuke kaasa ja mingil hetkel me saame ka ise varustada banaanidega ennast. See on muidugi nali. See on aru saada. Miks me köögiviljadega siis nii heal järjel ei ole, kui võiks? Konkurents on mujalt suur. No see on jah kompleksne teema ilmselt, kogu see hinnapoliitika ja avatud turgude küsimus ja kõik muud küsimused ja minu jaoks ongi seal natukene ka võib-olla müstilisi faktoreid, et kui poes on Soome kurk odavam kui Eesti kurk, et siis muus ka tekitab natukene küsimusi, et kuidas see ikkagi võimalik on, aga lihtsalt üleüldiselt köögivilja kasvatuses on lihtsalt teised riigid, kus on seda mahtu võimalik lihtsamini tekitada nagu Poola või Leedu ja siis sealt tekib see konkurentsi erinevus lihtsalt. Kuidas piimaga siis lood on? Kuidas me selles osas nagu konkurentsis püsime? Kas Eestis on kasulik piima toota? Kasulik ja kasumlik on kaks erinevat mõistet. Ja Eestis piimaga selles suhtes on meil hästi, et piimatootmises oleme eesrinnas Euroopas lausa esimesel kohal. Piimatoodangult per lehme oma vajaduse katame mitmekordselt ära. Piimandussektoris täna on arengukohad, kui me räägime arengust. Ja kui me räägime ka võib-olla selles kriisitaustal on väärindamisvõimekus, mida meil Eestis täna ei ole, mis kindlasti annaks meile selliseid eeliseid igas mõttes. Ja piimandus nagu üldse toidutootmises, et eks täna on see fookus tulnud positiivselt nagu kohalikule tootmisele tagasi, et kui siin 10-15 aastat tagasi oli väga selge suhtumine tegelikult, et see, mis te põllumajanduses teete, suhteliselt teie eralõbu, ta ongi Eestis kahjumlik, et kui te tõite siin selle kurgi ja köögivilja näite, miks ei toodeta Eestis, sest ta on selge kahjumlik. Tootjad ütlevad, poekett pakub neile niivõrd madalat hinda, nad ei suuda toota lihtsalt selle hinnaga, sest meil tuleb Poolast, kust mujalt, kus on palju väiksemad, siis eks ole keskkonnanõuded ja nii edasi. Odavam tööjõud tuleb see odav köögivili sisse. Aga täna võib-olla see demagoogia on natuke nagu muutumas, et meil ei räägita enam seda, et see on nagu põllumehe mingi eralõbu seda toitu toota ja meil on maailm lahti ja me saame seda igalt poolt tuua, mis oli päriselt nagu ka poliitiline agenda, et seda ei ole üldse vaja. Et täna on see fookus muutumas ja ma näen, et see on väga tõsine arengukoht nagu põllumajanduses, see on väga nagu positiivne trend. No te kasvatate ka nii, ma saan aru, nii vilja kui piima, kumb teie jaoks nagu parem äri on? No ma arvan, et geograafiliselt me oleme sellises asukohas, kus Eestist põhja pool kasvatatakse teravilja ainult Soomes, et globaalsel teraviljaturul puhtalt Eesti viljakasvatajal nagu erilisi eeliseid ei ole ja ma arvan just, et asukohast ja kliimast ja kõigest muust tulenevalt siis Eesti nagu majanduse seisukohalt oleks kõige mõistlikum tegeleda ikkagi segapõllumajandusega, et kus loomakasvatus ja taimekasvatus on omavahel nii-öelda läbi põimunud, üks toetab teist ja see annaks meile nii-öelda toidutootmise turul ikkagi piisava konkurentsivõime.
No kriis, mitmed kriisid käivad siin, energiakriis ja ka sõda Ukrainas. Et kuidas need kriisid kõik teie elu mõjutavad? Mida te teete teistmoodi? Kuidas te käitute? No ega üleöö ei saa oma käitumisotsuseid muuta, sest igasugused tehnoloogia muutused ja kõik on seotud ikkagi päris oluliste investeeringutega, et eks me üritame ikka teha enam-vähem väljakujunenud traditsioonidega asju, kuigi kõigi otsuste tegemise hinnad on läinud oluliselt kallimaks. Kui ma ütlen seda, et aasta tagasi lämmastikväetis maksis umbes 220 eurot tonn, siis täna maksab sama asi 1200 eurot tonn. Teravilja hind on ka tõusnud kuskil 2,5-kordseks. Ja see tähendab seda, et kõige suurem risk on ikkagi rahaline risk selles mõttes, et sisendite hinnad on mitmekordsed, viljamüügi hinnad on kallid, ütleme need, kes me toimetame põllumeeste ühistus, kus ühistu kaudu ostetakse sisendid ja müüakse vili, ühistu rahakrediidi vajadus on kasvanud ka peaaegu 3 korda, ja põllumeestel täpselt sama seis. Aga tagatisvara väärtus on jäänud ju samaks, mis ta oli. Et sisuliselt see käibe raha defitsiit muutub järjest nagu tundlikumaks ja sellega seoses ka, kuna rahanumbrid on kõik suured, siis iga tehtud otsus on palju kallima hinnalipikuga. Selles mõttes riskid on ikkagi üsna suured ja sa pead väga selgelt aru andma, et mida teha ja mida tegemata peaks jätma. Räägitakse sellest samast ju nisuhinna tõusust. Kas see on nagu reaalne asi, millest räägitakse? Kas te külvate, ausalt ma ei tea, mille seda nisu külvatakse, vabandust, aga kas te külvate seda nagu rohkem, et sealt võib-olla rohkem teenida? Aastate jooksul on nisukasvatus Eestis ju laienenud päris kõvasti ja nisust on saanud ikkagi nagu ütleme kõige suurema pinnaga teravili ja järjest rohkem me liigume ka teiste kultuuridega suviviljadelt taliviljadele, nii et praegu ikkagi ma usun, et peaaegu pool viljakülvipinnast on juba taliviljad ja nisu seal hulgas ja raps on ka, ütleme, et 20 aastat tagasi valdavalt kasvatati suvirapsi, siis täna võib-olla mõni üksik põllumees, kes veel suvirapsi kasvatab, et talikultuurid on tulnud rohkem nagu päevakorda ja ka selle tõttu just, et nad on nagu ütleme, tulusamad kasvatada, samas ka keskkonna mõttes on see sõbralikum, sest igasugune toitainete leostumise seisukohalt mullale on alati kõige parem see, kui muld on taimedega maksimaalselt kaetud. Et seda musta mulda oleks võimalikult lühikese aja jooksul aastas. Kui me oleme selle väga pretensioonikalt selle pealkirja siin pannud, et põllumees põline vaatar uus toit ja muutub maastik ja põllumajanduslikus Silicon Valley võimalikkusest, siis mida see teie jaoks tähendab, kui ma sellise märksõna teile välja ütleb, kuidas te seda lahti mõtestate? See on täpselt nii nagu see olukord, mis kogu aeg on olnud, et nii nagu Euroopa Liidus on kombeks, et igasugustes arenguplaanides ja strateegiakavade koostamisel kaasatakse sektorit, me oleme aastaid harjutanud seda kaasarääkimist, lõpuks on ikkagi olukord selline, nagu ta on ja põllumees peab olema igas olukorras igati kohanemisvõimeline ja paindlik, et me oleme harjunud nagu ilmastiku järgi oma otsuseid tegema ja kohanduma nii-öelda ilmastiku järgi. Samamoodi ma arvan, et me oleme piisavalt harjutanud, et igasugu selliste poliitikate järgi ennast kohandada ja vastavalt sellele siis oma asju ajada, et ikka ellu jääda. Et põhiline on täna ikka ellujäämise küsimus. Kaja, kuidas teile? Kui me räägime siin selle mõistena uus toit, siis see, mis kontekstis täna seda võib-olla väga palju kasutatakse, siis me räägime pigem sellest tehistoidust ja kõikvõimalikest alternatiivsetest sellistest toiduainetest põllumajanduse konteksti võib-olla see uus toit või uued trendid ikkagi täna tähendavadki nagu seda, et
kuidas siis toota nendele nii-öelda siis uutele eesmärkidele nagu lähtuvalt, et see uus toit, mida me tahame, ongi täpselt seesama, mis need märksõnad on siit läbi käinud, on keskkonnasõbralikult toodetud, tarbija ootustele vastav, loomade heaolu arvestav ja kõik need aspektid tulevad sinna taha, et toit ei ole lihtsalt enam toit, et seal ei ole see, et me saame mingisuguse produkti ja maksame selle eest mingi hinna, vaid järjest olulisemaks sellest toidu mõiste kontseptsiooniks ikka muutub see või selle tuleviku toidu mõistes, et mida see tegelikult, mis seal taga on, mis seal sees on, mida see nagu tähendab, mida see annab, et mis selle hind nagu laiemalt on ka ühiskondlikus mõistes, et võib-olla see on esimene assotsiatsioon, mis mulle pähe tuleb. Ma küsin kõigilt sama küsimus, igaüks saab vastata. Kuidas see, ma ei tea, kuidas see investeeringute vaates vaadata, aga samamoodi see on tulevikku vaatav nagu pilk. Võib-olla tõstataks seda Silicon Valley teemat üles natuke, et kui see on nüüd pealkirjaks juba saanud, et pigem selle konteksti nurga alt, et kuidas näiteks väetist, lämmestikuväetist võiks tulevikus toota mitte maagaasist, aga näiteks rohelisest vesinikust. See on kindlasti üks teema, mis vääriks sellist nagu piltlikult Silicon Valley lähenemist, sest see oleks isegi puhtalt praktilisest vaatepunktist praegu päris oluline, sest gaasiga on lood nagu on Euroopas. Kas seda tehakse kuskil? Kas Eestis seda tehakse? No Norras kindlasti arendatakse, aga see on nagu esiteks võtab see aega ja kapitali ja kindlasti toetusiga, et sellega edasi liikuda. Suur rahvusvaheline kontsern väetisetootja Yara, mille tehas on Norras, aga nad toodavad väetist 26 riigis. 2 nädalat tagasi ma käisin Norras, kus tutvustati meile süsiniku vaba lämmastiku tootmise nagu ideid ja seal on just see, et idee on gaasis sisalduv süsinik asendada energiakandjana vesinikuga ja see vesiniku ühend, mis siis väetise tooraine allikaks võiks saada, on ammoniaak. Et vesinik ise üksinda on väga raskesti nii-öelda käideldav ja töödeldav, aga just, et see ühend lämmastikuga, mis on ammoniaak, et sellele nüüd üritatakse tulevikus väga palju panustada, ja seda nii-öelda mudelit üritatakse siis nagu koostöös tarbijatega ehk väetise puhul siis põllumeestega nagu edasi minna ja tutvustada, ja see oli ka see üks nagu meie külaskäigu eesmärk. Ma vaatasin, teie silm läks ära, te oleksite sellisest kraamist huvitatud? Ma arvan, et toidutarbijad oleks sellest huvitatud, et majanduslikult ta täna kindlasti ei ole huvitav, et sellise tehnoloogia efektiivsus on võib-olla ainult 40% või midagi, et tänase päeva teadmiste juures, aga seda arendatakse päris jõuliselt, lisan võib-olla omalt poolt ka. Mul on hea meel, et see Silicon Valley märksõna tuli siin esile, et tõesti seda nii-öelda traditsioonilist toidutootmist, selles me oleme väga head olnud ja oleme jätkuvalt. Et ma selle Silicon Valley märksõna juurest lihtsalt tahaksin mainidagi, et tegelikult toimub väga palju, ka mitte ainult laborites ja natuke laboritest edasi juba, ka toidutootmise suunal, et võtame siin kas või sellised sünteetilise bioloogia lahendused, kus inseneeritakse, ka siin samas Eestis näiteks TalTech tegeleb sellega, inseneeritakse pärmi, kes toodavad meile siis rasva, mida saab kasutada toidutööstuses selle asemel, et me peaksime näiteks palmiõli kasutama. Ja need kõlavad hästi ulmeliselt ilmselt ja sellisena, et näeme mingisuguses ulmefilmis võib-olla, aga tegelikkus on see, et kuigi see traditsiooniline tootmine meil kusagil ära ei kao, siis sellised uued ja täiendavad asjad tulevad kindlasti lisaks. Siis see väetiste teema on kindlasti väga põletav praegu ja hästi selline kriitiline, aga tegelikkuses, kuna mina ise töötan ministeeriumis teadus-arendusosakonnas, siis kogu see teadusarenduse pool ka väetiste teemal on kindlasti väga märkimisväärne. Ja tegelikult ka Raivo Vare ju oma esimeses ettekandes märkis, et me peame rohkem vaatama seda, mis meil siin on ja mida me siin saame kasutada. Tegelikkuses on meil ikkagi praegu väga alakasutatud, kas või mitte, see ei ole mingisugune suur tehnoloogiline uuendus, aga kasutatav väetis komposti näol, reovesete
on ka näiteks biogaasi tootmisel tekkiv digestaat, mida saab väetisena kasutada ja biogaasi tootmine ise juba on tegelikult üks selline, ütleme, kohaliku ressursi kasutamine, kus me saame nii energia kui ka tegelikult siis väetise tagasi, mida on võimalik põllule viia. Et seesama McKinsey instituut, millele ka Raivo Vare viitas, siis tegelikult on hinnanud, et 2050. aastaks põhimõtteliselt on võimalik praegusest fossiilsest asendada kõik sellise taastuva biomaterjaliga nii ressursi mõttes kui ka siis ütleme bioinseneeria abil, nii et see on võiksime siis öelda võib-olla põllumajandus 4.0 või midagi sellist. Mida see täpselt tähendab? See tähendabki seda, et me praegustest fossiilsetest kütustest, naftast, gaasist järk-järgult loobumegi ja kasutame energia tootmiseks, materjalide tootmiseks, näiteks plasti tootmiseks, sedasama looduses tekkivat biomassi või bioressurssi, mis on meil taastuv, mis ei ole küll lõputu, mida me peame samamoodi arvestama, et see ei ole kuidagi selline piiramatu, aga põhimõtteliselt on võimalik siis suur osa sellest fossiilsest asendada tegelikult bioloogilise taastuva materjaliga. Seesama tegelikult ka, mida me toiduks kasutame, teravili, aga teravilja tootmisel tekivad igasugused põhk näiteks, millest on võimalik omakorda midagi toota, samamoodi puudutab metsandust, kalandust ja kõiki muid valdkondi. Jaak Läänemets, tahtsid midagi lisada? Jah, et selle Silicon Valley teema juurde, et teadupärast on liblikõielised sellised taimed, millel on küljes juure ümber mügarbakterid, mis on võimelised õhulämmastikku siduma ja selle tõttu ei ole vaja nagu mineraalset lämmastikku liblikõielistele palju lisada, siis ma tean, et Eestis ka biotehnoloogia laborid töötavad selle kallal, et leida ja baktereid, mida oleks võimalik siduda kõreliste teraviljade juurekavaga ja selle tõttu ka tekitada teraviljadele võime õhulämmastikku siduda. Et selliseid teemasid on töös praegu. Nii, on teil veel mingi selline asi südame peal, mida te tahaksite siin rahva ees ära öelda? Mille peale jutt praegu läinud ei ole? Ja. Võib-olla kindlasti kogu selle roheteema valguses ka see regulatsiooni kasv ja see ülereeglitus, mis tähendab järelikult seda, et kui väärtusahelas investoritele ja valitsustele pannakse igasuguseid reegleid paika, need järelikult lähevad otse ka tootjale edasi. Tahtsime seda või mitte, et see on ka üks kindlasti teema, milleks võiks nagu natuke arutada ka, et kuidas selle regulatsiooni kasvuga hakkama saadakse, kust tulevad andmed, kuidas neid möödatakse ja mida see kõik tähendab nagu selle üldise jätkusuutlikkuse perspektiivis. Ja kui tohib, ma võib-olla lisaksin selle siia, et tegelikult vaatame seda toidutootmise sektorit või ka põllumajanduse maaelu valdkonda, siis on kuidagi jäänud selline tunne või mulje vähemasti, et sõna rohepööre tekitab kõigist sellist hirmu ja õudust ja kuidagi on tekkinud arusaam, et see kogu eelneva elu meil kuidagi täiesti pea peale pöörab ja peame nüüd hakkama homsest täiesti teistmoodi kõike tegema, et see nagu päriselt nii ei ole, et see pööre võib-olla ei olegi kõige õnnestunum väljend üldse, et see pööre võib olla ka 180 kraadi, eks. Võib-olla siis räägimegi ikka pigem rohe üleminekust või nendest kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamisest ja tegelikult põllumajanduses samamoodi, et on tekkinud mingid hirmud, et rohepöörde tulemusel või selle vajaduse tulemusel nüüd tuleb kõike piirama hakata, senisest rohkem, veel vähem on võimalusi midagi teha, siis päriselt tegelikult niimoodi ei ole, et väga paljud põllumajandusettevõtted ja tootjad juba praegu teavad näiteks seda, palju nende süsiniku heide on ja suudavad seda ka väga edukalt siis nii-öelda neutraalsema suunas nihutada, nii et ma iseenesest rõhutaksin ikkagi seda, et ühest küljest see rohe üleminek on meil selline vältimatu vajadus ja sest lihtsalt eesmärk on ju see, et meil ka 100 aasta pärast siin maal elu oleks elamisvõimalik, siis teisest küljest nagu ikka see kõlab küll triviaalselt, aga tegelikult ongi tegemist ka võimalusega, et neid võimalusi tulebki lihtsalt otsida ja põllumees
ongi neid aastasadu nagunii teinud. Kriisioludes teame ju, põllumehed on kogu aeg olnud, et Vene kriisid siin 90ndate algusest on juba pihta hakanud, et see ei ole midagi uut, et kriisidest järjest tullaksegi läbi ja ma arvan, et see permanentne kriis ongi meie argipäev, nii et sellega me tuleme lihtsalt, tuleb toime tulla. Nii, kas on küsimusi? Näen väga vähe küsimusi, aga siis me täname tänaseid... Ei, üks. Jaa, palun. Kuigi näen lava peal, et osad põllumehed on väga noored inimesed, siis kuidas on pealekasvuga? Kas koolides tuleb põllumehi ja kas koolides õpetatakse innovatsiooni põllumajanduses? Aitäh! Ma eeldan, et küsimus on suunatud mulle kui ka põllumeeste õpetajale ja koolitajale. Lühida või kokkuvõtlikult öeldes ma võiks öelda, et innovatsioon ongi see, mis need noored sinna põllumajandusse justkui nagu toob või meelitab. Noori põllumehi on peale tulemas. Küsimus ongi nüüd täna selles, et kuidas me sektoris ise suudame selle protsessi nagu sellist atraktiivsust ja jätkusuutlikkust hoida, et siin on ka täna olnud juttu, et meil on kriis ja siis meil on see roheüleminek ja kõik need muud asjad, et see kommunikatsioon põllumeeste enda poolt ja tarbijate ja võib-olla toidutootjate vahel, et kui see nagu paraneb, terviklik arusaam, mida me teeme, miks toidutootmine on oluline, et kui see nagu paraneb, siis see tegelikult väga palju toob ka noori põllumajandussektorisse, sest täna on ikkagi palju sellist ebakindlust. Et jah, on tulemas, aga eks põllumehed saavad palju ise ära teha, et nad sinna ka püsima jääksid. Väga paljud põllumajandusettevõtted on pereettevõtted ja ma arvan, et täiesti normaalne on see, et põlvkondade vahetus pere sees toimub ja ma olen ka selle põlvkonna inimene, et minu poeg on juba 10 aastat koos minuga majandanud ja minu sõpradel täpselt samad seisud, et valdavalt on ettevõtted järgmisele põlvkonnale üle antud ja see eeldab enne kõike usku sellesse toidutootmise tulevikku ja ma arvan, et selline globaalne märksõna on ikkagi toidujulgeolek ja globaalne toiduvajadus on ju, mis vajab ju katmist, et selles kontekstis ka selle rohepöörde või mis see parem sõna oli, et mitte öelda paanika, tingimustes ei tohiks Eesti mingil juhul lubada endale nagu toiduturul konkurentsi võimekuse vähendamist, et me ei saaks küll minna teadlikult oma potentsiaali vähendama, et kogu selle ülemineku kontekstis on siin tehtud arvutusi, näiteks kui Euroopa Liit kõik need eesmärgid aastani 50 nagu täidaks, siis sellega väheneks näiteks nisu, kui täna on nisu tootmine, Euroopa Liit toodab täna 35 miljonit tonni nisu, sellest 17 läheb ekspordiks, siis selle rohepöörde tuhinas Euroopa Liit muutuks nisu importijaks. Samas Euroopa Liidu teraviljasaagid on maailmas kõige kõrgemad ja kui sama kogus toitu oleks vaja kasvatada maailmas kuskil mujal piirkonnas, siis selleks on vaja palju rohkem hektareid. Ja ütleme, et see tähendab seda, et me selle nii-öelda saaste viime siit kuskile mujale, aga globaalselt... Rohepööre on näiline selles mõttes. Jah, just. Et me oma õue peal justkui näiliselt pühime nagu õue puhtaks, eks ole, hingame natuke värskemat õhku, aga kuskil mujal see saaste suureneb, et kõike on vaja minu meelest vaadata ikkagi sellises globaalses nii kliima kui toidujulgeoleku võtmes. Nii, kas on veel mõni küsimus? Tundub, et hetkel ei ole, aga siis täname tänaseid esinejaid siin ja suur aitäh Kaja Piirfeld, aitäh Jani Mäenpää, aitäh Argo Peepson ja Jaak Läänemets. Aitäh! Aitäh!